Hei, tüdrukud, hakkame peale. Kas tahate rohkem pikka peenikest, niinimetatud kauamängivat, rütmilist särki-värki hõljutamist või juurikat jämedamat, mis otse sisse lõikab, kõik mahlad lahti paugutab? Pole vaja Goethe-aegseid komplekse, tänapäeval ei käi asjad enam nii, et kusagil omaette küünlavalgel tead. Ole avatud, tee selgeks, kes millest kaifi saab. Mis liblikat kõhus lendama paneb? Ööliblikas su lend on imeline, tead ju küll. Koolitusedki toimuvad, mingid kuradi kurud tead õpetavad, mul põhimõtteliselt ei ole seda vaja. Aga kui sa tahad, võime ka minna, naistele meeldivad need värgid keelega, seda ma tean ilma koolitustestagi. Samuti, et päike tõuseb idast, Jaapan, tead, eksootika, pisikesed puudutused, nagu kimono siidisilitus ihul, aga mõju nagu samurai mõõgalöök tipuni välja, millimeetriga ka ei tohi eksida, nagu pulkadega söömine, muidu on kõik läbu täis. Samuraidest oled midagi kuulnud? No järgmine kord räägin. Ühesõnaga valitsetud minimalism, vot selline sõna. Ma ei ole harimatu tüüp, ma tean neid asju küll. Indiast ja mis seal veel tagapool ma ei räägigi. Aga kuis ikkagi mõlemal poolel katus sõitma saatavad, see on küsimus. Muidu üks nühib ja vehib higipull otsa ees ja tead, teine pool jääb magama. Seda juhtub, igav liiv ja tühi väli tead. Magab seal, teine üleni erutusest värisemas. Mõni on muidugi üldse mingi tundetu junn, avab silmad üksnes siis, kui ees on need ilmsed asjad, tead, 4 rubla raha, pool klaasi piima, keldris Soome kelk. Sääl lootust pole, nagu öeldakse, kuskil teed ei tule kiirt. Haigutab ja näpib telot, aeg ju hiline. Vaat seepärast peabki kõik avatult ära rääkima, saab ju nii ja naa. Mõni tahab, et oleks eelmudimine, tasa, nagu sisaliku tee. Teine igatseb jõulist avalööki, mürr, trah, et väriseb maa, kisendab veri. Ei taha olla mingi vaikiv, tead, lehekülg. Aga mõni tahab vaheldust, et iga kord tiu, tuleb jälle teisiti, hoopis teisiti, tiu. Rütm on tähtis, aga tead, kui palju neid on? Rütme ma mõtlen, kurat ma ka ei tea. Aga igatahes palju on. Mõni jälle igatseb, et tõmmatakse nagu ühtlase hooga läbi. Algus ja lõpp on olulised, sellest ma olen pika praktikaga aru saanud. Kuidas sa tahad? Jõulisemalt, karmimalt, otse peale lendu, hellemalt, sussa, sosinad. Ma ei ole mingi mõttetu mõmm. Üks kuulus luuletaja küsis, et kuis teil on, see seis, et ei seisa nagu. No mul seisab, selles vahe ongi, teistel ei seisa, mul seisab. Ja et kas tõstab pead, no päriselt tõstab pead, mitte nagu väike tigu, ikka kõvasti tõstab pead. Ei ole nii, et ainult siis, kui on sobiv hetk, tead, see ei ole juhitav. Lihtsalt purskub välja. Mul on olnud poes, jõusaalis, kirikus, tead, trammis. Pead lihtsalt saama selle kuhugi välja valada. Salve tühjendada, mulle sobivad ka grupi töövormid. Ma hakkasin esimest korda juba põhikoolis. Mul oli võimeid, seda märgati. Tead, tüdrukutega on veidi see jama, et kui ühele teed, siis ta ei taha, et sa teistele ka teed. Kadedad raipe tussi sugu. Tead, kui miski on hea, palun anna teistele ka, see on minu põhimõte. Kas saite juba sotti, et kes kuidas tahab? Räägi ära ja ma teen nagu peab, nii nagu funkab. Võite meilile ka saata, kui praegu on okas kurgus. Ma igatahes ei saa mitte vaiki olla. Teeks just teie soovide järgi. Igatahes, kallid tüdrukud, järgmiseks lämmiks igatahes uue luuletuse.